Tere päevast, superstaarid! Täna räägin natuke sellest, et minu jaoks on väga naljakas see, kuidas on need Trumpi fännid on igal pool. Üks asi on muidugi see, et ta on nagu mitu levelit. Üks on see, et sisuliselt Trump teeb kõike muud kui see, mida ta lubas teha. Ja et tal on need ICE-organisatsioonid, kes tapavad süütud inimesi ja peab seal restoranis või saab kokku igal pool nende koroonaterroristidega, keda ta algselt lubas arreteerida, kõik need Pfizeri bossid ja Bill Gates ja kogu see seltskond, eks just. Ta teeb 180 kraadi vastupidis sellele, mida ta lubas, eks ju. Ja siis need Trumpi fännid kõik see mässa, ülikõva, et peabki tegema, see 5D male ja kõik need värgid, eks ju. Ta pidi sõjad kõik ära lõpetama ühe päevaga ja nüüd lihtsalt kütab juurde ja üks asi on see nüüd väga naljakas, aga nüüd teine asi, mis minu arust veel naljakam on see, et mina ei saa sellest aru, et kui sa oled Trumpi fänn, siis miks sa samaaegselt ei ole Putini fänn? Sest ta teeb ju täpselt sama asja. Ja isegi kui sa mõtled nagu, et no jaa, aga vaata see, ma saan aru, kuidas mõni inimene võib-olla õigustab siukse asja ära, et Putin on paha sellepärast, et tal on mingisugused mälestused mingid Venemaa režiimiga või midagi sellist. Et ma saan aru, see on nagu psühholoogiline, eks ju. Aga kui vaatad natuke nagu suuremat pilti, siis vaata, kuidas Putin elab ja tegutseb. Tal on niimoodi, et tüüp elab lossides, tal on seal mingi 100 000 teenijat, tal on lakkamatu krediit, lõputu krediit, ükskõik mis ta tahab, tal raha kõik on olemas, reisib eralennukitega, kui ta kuskilt, ma ei tea, teist riiki külastab, alati kui ta meile tuleks külla, kuigi ta ei tule, aga juhul, kui ta tuleks, siis pandaks tänavad kinni, eks ju, siis see rongkäik on seal temaga koos. Nii, nüüd vaatame, kuidas Trump elab. Tal on ka see lõputu krediit, tüüp elab lossis, lendab eralennukiga, kui ta külastab teist riiki, näiteks meid, siis ta tuleb niimoodi, et kõik tänavad pannakse kinni ja tema enda rongkäik on seal. Ehk siis tüüpidel on täpselt ühesugune elu tegelikult. Ja siis nüüd sa võid hakata mõtlema, et mis sa nagu reaalselt arvad, kas Putinil on rohkem ühist Donald Trumpiga või tal on rohkem ühist suvalise Vene talupojaga? Ja siis mõtle loogiliselt. Nii, sellest ei ole raske aru saada, et ilmselgelt Putinil on palju rohkem ühist Donald Trumpiga. Samamoodi, kas Donald Trumpil on rohkem ühist Putiniga või mingisuguse suvalise, ma ei tea, Arizonas elava mingi talumehega? Noh, see on ju loogiline, eks ju nii. Siis tekibki küsimus, aga miks sa siis Putini fänn ei ole, kui sa Trumpi fänn oled, sest et sisuliselt see on üks ja sama tegelane ju. Vaata näiteks, kui mulle meeldib mingi teatud asi, ma ei tea, olete mingi muusikastiil, drum and bass nagu, siis mulle meeldib selle muusikastiili erinevad produtsendid, erinevad DJ-d, erinevad peod, mulle meeldib nendel käia, sest see on nagu sama asi. Aga nüüd need Trumpi fännid, kuigi Putin esindab täpselt sama asja, siis mingil põhjusel nad selle fännid nagu ei ole. Et see on väga naljakas ja siit samast saab edasi mõelda ka seda, et Eesti tasandil, et kui nüüd võtta EKRE ja Reformierakond, siis mõtle nüüd loogiliselt, kas EKRE juhid, kas neil on rohkem ühist Reformierakonna juhtidega või nende suvaliste inimestega, kes neid valivad ja hoiab neid seal nii-öelda võimul ja ütleme, kes neile raha tekitab. Kumb nende jaoks on nagu olulisem? Kumb aga nad on rohkem sarnased? Kas keegi reaalselt tõesti arvab, et kuskil nii-öelda kulisside taga need, kes Helmed ja need ei saa seal nende Kaja Kallastega kokku ja ei pea plaanid, kuidas üksteisele puid alla visata, et olla lõputult pildis, et siis mõlemad meie fännid saavad meid valida?